Oma vaateid oleme ka meie palunud täna õhtul selgitama loomakaitsja Kristiina Meringu organisatsioonist Nähtamatud loomad ning karusnahafarmide säilitamise poolt oleva moedisaineri Kerli Rannametsa ehk Kerli Chantelli. Tere õhtust, naised! Tere õhtust! No, Kristiina, Nähtamatud loomad kogus vähem kui kuu aega 17 000 toetusallkirja karusloomafarmide keelustamiseks Eestis. Mida see sinu hinnangul näitab? Mulle tundub, et vaadates viimaste aastate arenguid ja inimeste üha suuremat nende teemade hindamist, siis see näitab ainult seda, et Eesti on üha enam valmis, et võtta vastu see positiivne otsus ja keelustada karusloomafarmid. Täiesti ausalt, me ei oleks isegi suutnud arvata või loota, et nii lühikese ajaga 17 000 inimest paneb õla alla sellele ja näitab toetust, et karusloomafarmid Eestis keelustada. No, Kerli, sina oled tuntud moedisainer Eestis, kes on ka Buduaari kaanestaar meil sellel kuul ja seal räägid sa sellest oma moeimpeeriumi siis edukusest ja ka sellest, et sinu kleite palju ostetakse välismaale ja kui palju sa näed moetööstuses ja ka üldiselt, et inimesed ikkagi tahavad karusnahka kanda? Välismaal ma näen seda väga palju, eelkõige võib-olla Venemaal, võib-olla Lõuna-Prantsusmaal, Šveitsis isegi, kus see peaks olema justkui keelatud, aga inimesed seal siiski eelistavad naturaalseid nahkasid. Nende eelis on muidugi see, et nad on ilmastikukindlad. Näiteks Eesti kliimas on palju niiskust, sademeid ja näiteks kui sa paned selle kasuka selga, temaga ei juhtu mitte midagi. Et ma on üsna palju hoolehoidjaid kohanud. Aga Kristiina, mis on see üks põhjus siis, miks te nii tulihingeliselt tahate, et need farmid täiesti kinni pandakse? Keelustamine täiesti nõus on päris radikaalne meede ja miks meile tundub, et see on just see põhjus, miks karusloomafarmid peaks keelustama, on see, et rebaste ja naaritsate heaolu parandada on peaaegu võimatu, kui me räägime väikestest traatpuuridest. Nad on metsloomad, nad tahavad päevas kilomeetreid ja kilomeetreid liikuda. Paraku karusloomafarmi tööstusfarmi siis kontekstis see tähendab, et nad on selles väikses traatpuuris, nad ei saa piisavalt liikuda ega liigiomaste tegevustega tegeleda. Ja kuidas see on? Me kõik hoolime loomadest, kõik tahavad, et loomade heaolu oleks tagatud ja kõik tahavad, et loomade halb kohtlemine jääks minevikku. Karusloomafarmide keelustamine on üks samm, mis on praegu võimalik Eestis langetada, et loomade olukord paraneks. Nii ka nagu seal keskkonnakomisjonis arutelul räägiti, siis kas te ei usu, et kui me need Eestis kinni paneme, et ega see ju seda tööstust ära ei kaota? Et kas me anname siis lihtsalt selle raha kellegi teise kätte? Õnneks on päris paljud riigid juba Euroopas ja mujal maailmas karusloomafarmid keelustanud ja teine oluline aspekt on see, et see, kui mõnes muus riigis tehakse midagi väga halvasti, ei tähenda, et meie siin Eestis peaks seda lubama. Nii et väga loodan, et selle mõtte tuules ka see loomade halb kohtlemine Eestis lõpetatakse. Kerli, mis sina sellest arvad, et keskkonnakomisjonis ka need hääled jagunesid ikkagi 4-2, et nende säilitamise poolt olid ikkagi siis näiteks kui meie siin paneme kinni need farmid, siis niikuinii, kus inimesed, kes tahavad karusnahka kanda, nad leiavad selleks nii või naa võimaluse. Ainukene halb asi on see, et see raha ei jää enam Eestisse. Et näiteks võime kehtestada näiteks karusnaha aktsiisi, mida me saame suunata näiteks nende loomade heaolu parandamisele. Et näiteks inimesed, kes tahavad luksusnahkasid Eestis osta, riik saab raha ja riik saab suunata selle näiteks karusnaha farmide heaolu säilitamiseks. No, kuidas selline mõte sulle tundub, Kristiina, et me ikkagi ei läheks seda teed edasi, et need täitsa kinni panna, vaid anname raha juurde, et need tingimused teha paremaks? Murekoht seisnebki selles, esiteks see, et karusnahk on luksuskaup, see on meeletult kallis. Mis võikski olla maksustatud ju? Just, et selles mõttes, et kui seda hinda veel tõsta, ma arvan, et see ei oleks see meede, mis aitaks lahendada
põhituumprobleemi, milleks on loomade heaolu probleemid. Ja mure on ka selles, et need investeeringud, mida oleks vaja siis teha näiteks Eesti küllaltki väikses karusnahatööstuses, ehk siis, et rebased saaks piisavalt liikuda või naaritsed, kes siis on pool maismaaloomad, pool veeloomad, saaks tegeleda liigiomaste elutingimustega, et me jõuaks lõpuks paraku absurdi, kus igale rebasele oleks tarvis oma metsatukka ja igale naaritsale tarvis oma isiklikku siis ujumisvõimalust, mida, nagu maailma praktika on näidanud, karusnahatööstus ei soovi rakendada. Aga Kerli, mida sina näed näiteks ka oma klientidega suheldes, et kui palju inimesed üldse mõtlevad näiteks selle peale, et kus see kasuks on tulnud? Nad ei mõtle selle peale. Neile meeldib kanda kvaliteetset karusnahast kasukat. Näiteks mina ei kasuta karusnahka mõttetult. Ma ei tee võtmehoidjaid, ma ei tee mütsitutte, ma ei tee kraesid ja see ei ole minu põhiäri, et see on minu selline projekt. Et ma teen vastavalt kliendi soovile, vastavalt vajadustele. Aga seda soovi ikkagi on Eestis? Seda soovi on. Et minu jaoks ei muudaks midagi, kui need karusnahafarmid ka Eestis suletaks. Aga lihtsalt kahju on see, et meil on niigi Eestis vähe elanikke, vähe toimivaid firmasid ja väga palju töölisi jääksid töötuks. Teid ei huvita see, Kristiina? Kui vaadata Eesti karusnahatööstuse majandusandmeid, siis kõige suuremas farmis on umbes 37 töötajat. Lisaks on meil siis 17 chinchilla farmi, mis on enamasti mitte põhisissetulek, vaid kõrvalsissetulek. Ehk siis nende töötajate arv on küllaltki väike ja mul on väga-väga hea meel, et nende karusloomafarmide keelustamise arutelude üks osa on see, et töötajate tulevaste töökohtade, seda tuleb arutada, neile tuleb pakkuda koolitusi, tuleb pakkuda ümberõppevõimalust ja miks mitte, nagu ka tänasel keskkonnakomisjoni istungil pakuti välja, et pakkuda võimalust siis karusloomafarmeritele minna ümber, miks mitte mesindusvaldkonda või midagi muud sarnast, et alternatiive on õnneks palju ja kindlasti on oluline, et nende töötajate tulevik oleks positiivne. Veel öelda midagi lõpetuseks? Ja, aga miks näiteks just eelistatakse rebaseid ja naaritsaid näiteks koduloomadele, nagu on lehmad, lambad, sead. Sa lähed hommikul välja, lehmad, sead, lambad on sul koduloomad, sa teed neile pai, annad neile hommikul süüa, söödad neid, nuumad neid ja lõpuks tapad oma pereliikme ära. Kuidas te seda põhjendate? Paraku, kui vaadata tänapäevast toidusüsteemi, siis enamik lihatooteid tuleb tööstusfarmidest, mis on väga kaugel sellest idüllilisest kirjeldusest, mis sa just tegid, et need on hooned, kus Need selled võtad järgmisena sihikule, et need kinni panna? Meie eesmärgiks on parandada loomade heaolu tööstusfarmides ja me tegeleme aktiivselt sellega näiteks kanade suhtes munatööstuses. See on meie järgmine Aga mis siis ikkagi saab karusloomafarmidest Eestis? See selgub siis järgmisel nädalal lõplikult. Igal juhul meil on kahjuks aeg sul peale, nagu otse saates ikka. Suur-suur aitäh, et te saite siia täna tulla ja oma vaateid põhjendasite. Ja meie jätkame nüüd